kohe tuleb ju suvi, me tahame minna randa, me tahame päikest võtta ja päike ju kuivatab sinu nahka, et juba eos siis võib ju kõike seda ennetada. Minu nahk on tihti hästi kuiv ja ka elutu ja mina võin küll öelda, et see Fillerina kuur, mille mina siis läbi tegin, tõi mu nahale sellise uue värskuse ja ma tundsin, et ma isegi julgen ilma meigita ringi käia, sest et no, tõesti nahk säras, silmad särasid ja oli ka näha, et sellised miimikakortsud, mis ikka teatud vanuses naisterahval on, et need hakkasid ka minul tasapisi kaduma. Ja mina võin siis seda öelda, et kuna mina olen kõige noorem siit, siis minu jaoks oli tõeline üllatus, et on olemas selline toode, mis aitab kortsud, minu väikesed kortsukesed siluda ilma süstideta. Et see oli nagu uskumatu ja nagu me teame, siis 25-aastasena hakkab sinu nahk vananema, kuna ei tooda enam piisavalt kollageeni. Seega oli see nagu supertoode, mis aitab meie väiksed kortsukesed siluda. Ja mida mina siis veel saan öelda selle 14 päeva jooksul, mida ma täheldasin? No esiteks ma olin hästi suur skeptik, sest et mina olen kogu aeg arvanud, et kui minul on sellised emotsioonidest tingitud kas või kortsud siin silmade juures või ka otsa ees, sest et mul on komme kogu aeg tõsta oma kulme, et ma saan need ainult nii-öelda kas siis täitesüstidega või kirurgiliselt eemaldada, siis absoluutselt mitte. Et see oli küll, minu jaoks oli hästi suur üllatus, et nagu tõesti, vau. Ja mina võin tegelikult sama öelda, et olen samamoodi väga üllatunud, heas mõttes positiivselt üllatunud, kuna tõesti ma võin öelda, et minu väiksed kortsukesed on kadunud, eriti just silmade ümber, et ma võin öelda, et ennem olid need kindlasti palju suuremad ja see 14-päevane kuur tõesti aitas mind, et see on uskumatu, et mul ei ole vaja teha juba nii noorena süste, vaid tegelikult ongi siis selline abivahend, mis aitab meid. Kaidi, kuidas sinuga? No minul olid sõbrannad ikka täiesti veendunud, et mina ikka käisin süstimas ja ma pidin ikka päris tükk aega nendele seletama, et tulge ja proovige ise ära ja siis te näete ka, ta sisuliselt kõik väiksemad kortsud silus ära ja noh, vaadates passi, ega ei ütle, et ma olen väga-väga üllatunud. Minu suur lemmik on siis lipvolüüm, huule täiteseerum, sest et tõesti mulle lopsakad huuled meeldivad ja mina hakkan seda kasutama edaspidi ka ja mulle meeldib ka see just sellepärast, et see imandub sisse ära ja ma saan panna pärast endale juba huulepulga tegelikult peale, et on siuke 2-1 väga vinge efekt. Ja kindlasti hakkan ma kord kvartalis tegema seda 14 päeva Fillerina kuuri, sest et see tulemus, mis mulle esimese korraga tuli, on ikkagi hämmastav. Nii et see jääb kindlasti minu aastaprogrammi. No minu lemmik toode oli siis silmaümbrus keel, kuna minu jaoks minu silmad on kaubamärk, sest et need on suured, need on säravad ja noh, kõik, mis lubavad natukenegi silmadesse rohkem sära tuua, siis seda ma tahan proovida. Mida see silmaümbrus keel sisaldab? 9 hyaluroonhapet, 3 erinevat kollageeni ja 2 elastiini ja kuna mina ise olen hästi allergiline inimene, et tõesti, et kui on mõni toode, mis on mingisugust hullu keemiat täis, ma kohe hakkan punetama ja mul tekib selline nagu sügerustunne. Seda ma võin nagu julgelt panna, kuigi seda öeldakse, et pane hommikul ja õhtul, siis mina panin seda vahel ka pärastlõunal vahetult enne seda, kui mul oli näiteks teleetri Grimm, et ma tahtsin, et ta siis nagu veel sellist ekstra nagu sellist värskust annaks, eks ju. Ja paningi siia samamoodi siia silmaümbrus juurde ja tegelikult seda võib kanda ka niimoodi siia kulmude alla ja kulmude peale samamoodi. Et mina isegi ütleksin, et piiranguid ei ole, tunne ennast loominguliselt ja imendub ka ülihästi. Mina kindlasti lisan öökapile siis öö- ja päevakreemi, sest et see tulem, mis nende kasutamise järgselt on ikka tead $1 000 vaade minu enda näos ja pole ka ime sellepärast, et need sisaldavad siis 6 hyaluroonhapet ja peptiide. See on lihtsalt iseendale mõnus pai tegemine. Minu lemmiktooted on öö- ja päevakreem. Ja nagu me teame, on need ka erinevad tasemega, et mina siis kasutasin öö- ja päevakreemi number 3 ja öökreem on nagu nii mõnus ööseks peale panna. Kui sa hommikul tõused, sa kohe tunned, kuidas su nahk on toidetud ja särav.
aga kui päris lemmikust rääkida, siis ma ikkagi pean tunnistama, et see on päevakreem. Ja miks mulle see päevakreem meeldib? Kui ma alguses ta võtsin, siis ta tundus nii paks ja ma mõtlesin ka, et jumal, et see jääb mulle näo peale nagu läikima, et see kontsentratsioon on niivõrd nagu tummine. Aga ta imendub imehästi ja muidugi on siin ka üks silma ja huulekreem. Et kui sina panid seda pulgakest, pliiatsit, siis mina olen pannud ikkagi õhtuti nagu siit ja huulte peale siis seda väikest huule ja silmaümbruse kreemi. Et see aitab siis nagu neid kortse siluda ja tõstab siis ka natukene seda siit kulme ja nahka. Kui head teadmised tulevad sinuni ja ka need võimalused, siis neid tuleb hoida. Ja ma arvan, see on lihtsalt vaid selline üks hea boonus, kuidas siis lasta oma ilul veel kauem kesta.